kindlasti esimene asi, kui on keeruline. Ma ei tea, kus keegi on, kes kuulab, kui on päris raske olukord, siis isegi kui näiteks on inimesi, kes ei saa magada, on pöörduma poole, siis alustame sellest, et puhast vett juua. Juba 1-2% vedeliku puudust mõjutab meeletult keskendumisvõimet ajus. Ma olen pilte ka jaganud kuskile, võin veel edasi ka jagada, kui on huvi. Vesi puhas ja kõige lihtsam ongi alustada toidulisanditest, et üldiselt Aamen Kliinik soovitab ka, et alustame sellest, et sa võid puhast vett piisavalt, see on esimesed sammud muutuse suunas. Ja sa võtad, sest et sa ei pea mõtlema, sa võtadki mingeid toetavaid lisandeid, milleks on siis esimene asi omega-3. Aju ehitusmaterjal on ju. Mitte ainult aju, vaid kõigi rakumembraanide ehitusmaterjal, et rakuaine vahetus toimiks. Sealt siis edasi. B-vitamiini tase, et oleks mingi siuke hea kompleks vitamiin, et sa saad justkui tänapäeval võib öelda, et sööd tervislikult, aga me ei saa toidust kõike kätte. Kõik juhtivad pikalduse, kõik teadlased ütlevad ka, et toidulaud kahjuks ei ole nii, võib-olla kui sa oma kasvuhoones suvel saad kasvatada, siis see toitained on, aga muidu ei ole. Ehk omega-3, hea kvaliteetne kompleks vitamiin, D-vitamiin kindlasti on ju. Ja ärevuse korral siis B on hea, kui on lisaks. Alustada nendest, et toetada ja siis uni. Kui ma ütlesin, need on esimesed. Ja siis jalutada, väikseid spurtkõnde teha värskes õhus, et rikastada verevarustust ajus. Jällegi need toitained jooks paremini kohale ja kui niimoodi vaikselt teha, siis tunned, et natuke läheb paremaks.